Putin on alati olnud paranoiline. Ta on endine KGB mees, kes pole kunagi suutnud oma juuri selja taha jätta. Paranoia oli Putinile kasulik. See hoidis teda võimul läbi puhastuste, tehes kõigile, kes võisid mässule mõelda, selgeks, et endast liiga palju arvama hakkamine võib viia ootamatu õnnetuseni kusagil avatud akna lähedal. Putini paranoia teenis alati tema võimu, kuid nüüd on Putini paranoias midagi teistsugust. Putin ei ole enam mees, kes kasutab oma paranoiat kui supervõimet. See pidev usaldamatus kõige ümbritseva suhtes on nüüd segatud tohutu hirmuga. Miks? Ukraina muutis selle selliseks. See on muutnud Putini maailma kõige paranoilisemaks meheks ja see võib talle saatuslikuks saada. Moskvas kihutab autokolonn läbi tänavate. See näeb ametlik välja. Suured mustad autod liiguvad kolonnis. Ilmselgelt veavad nad president Putinit. Keskmine venelane näeks tema autokolonni ja eeldaks, et Putin on teel millelegi tähtsale, võib-olla kohtumisele Kremlis, või on teel rahvale kõnet pidama. Aga mida nad ei tea, on see, et need autokolonnid on tihti tühjad. Need on Putini poolt kasutatavad peibutusvahendid, et petta kõiki, kes võiksid jälgida, arvama, et ta liigub ühes suunas, kuigi tegelikult läheb hoopis mujale. Ja kui peibutusautod kihutavad edasi, võib Venemaa juht olla hoopis kusagil mujal. Seda pole isegi võimalik jälgida, sest ta ei kasuta teid, mis oleksid ühelgi Venemaa kaardil. Varjudes soomusrongis võib Putin sõita ühte oma residentsidest või mõnda teise oma punkrisse mööda salajast raudteevõrku, mis on ehitatud ainult talle. Putini paranoia on täiesti kontrolli alt väljunud. Iga tema reis nõuab nüüd mitmeid võltsinguid ja peibutisi, sest ta üritab meeleheitlikult jääda märkamatuks, kui ta liigub ringi. See on pärit 12. augusti New York Timesi raportist, mis ütleb, et Putini paranoia on nüüd nii sügav, et ta rakendab kõiki võimalikke ettevaatusabinõusid, mida üldse ette kujutada võib. Ja veelgi enam, ka neid, mida ükski kaine mõistusega inimene ei kaaluks. Lihtsalt selleks, et hoida end radarilt eemal ja Ukraina kaugmaa droonioperaatorite sihikust väljas. Putini ainus eesmärk on nüüd ellu jääda sõjas, mille ta ise alustas, nii et tema enda riigi ajakirjanikud üritavad juba välja selgitada, kus ta asub, jälgides tema kabineti toataimede närtsimist. Kui need taimed närtsivad, on see märk sellest, et keegi ei hoolda neid, mis tähendab, et Putin ei ole kontoris. Putin vajab salapära. Juba varem olemas olnud tugev paranoia süvenes veelgi COVID-19 pandeemia ajal. See süvenes veelgi, kui Ukraina arendas võimekuse rünnata Venemaad droonidega ja läks täiesti üle piiri pärast Ameerika 2026. aasta kampaaniaid. See viis Venezuela presidendi Nicolas Maduro tagandamiseni ja Iraani ülemjuhi Ali Khamenei tapmiseni. Ja me näeme seda kasvavat paranoiat iga kord, kui Vladimir Putin teeb ühe oma üha harvemaks jäävatest avalikest esinemistest. Võtame näiteks Vene juhi Vladimir Putini visiidi Novosibirski 11. augustil. Alustuseks teatab United24 Media, et Vladimir Putin saabus ööpimeduses üritusele, kus ta avas Siberi ringikujulise fuutonallika teaduslinn Koltsovos. Vladimir Putin ei saanud jätta kasutamata võimalust kuulutada Venemaa teaduslikku hiilgust, isegi kui ta oleks pigem eelistanud varjuda ühes oma punkritest. Nii ta läkski, kuid alles pärast seda, kui tema turvamehed tagasid, et politseinikud on paigutatud iga 50 meetri tagant kogu tema teekonnal Novosibirski. Elanikel kästi jääda siseruumidesse, hoida aknad kaetuna ja akendest eemale. Sõnum oli selge. Kui me isegi arvame, et sa vaatad Vladimir Putinit, on sul probleemid. Keegi ei tohi kasutada optilisi ega elektroonilisi seadmeid, midagi, mis võiks Vladimir Putini asukohta reeta. Paigaldati metallist tõkked, teed suleti ja kehtestati liikumispiirangud. Kõik selleks, et Vladimir Putin saaks lindi läbi lõigata ja lühikese kõne pidada. See on täiesti naeruväärne. Meeletu turvameetmete hulk, et kaitsta tugevat juhti, kes peaks sümboliseerima Venemaa võimsust. Aga Vladimir Putini jaoks on kõik see, mida oleme seni kirjeldanud, igapäevane nähtus. See on elureaalsus, mida elatakse pidevas hirmus rünnaku ees, olgu selleks Ukraina droonid või midagi või keegi palju lähemalt. Paranoia on palju sügavam, palju sügavam. Kõik, mida oleme seni arutanud, on vaid mõned üksikud raportid ja näited sellest, kui hirmunud Vladimir Putin on ohtude ees. Aga see pole veel kõik. Vaatame näiteks kloonitud kontoreid. 2025. aasta detsembris avaldas Raadio Vaba Euroopa, Raadio Vabadus, raporti, milles uuriti 10 tunde Vladimir Putini peakontori salvestisi ning selgus, et Venemaa juhil polegi ainult ühte kontorit. Tal on vähemalt 3 kontorit, mis kõik on üksteise kloonid ja näevad välja identsed. Miks? Samadel põhjustel nagu salajased raudteerööpad ja petekolonnid. Putin on meeleheitlikult püüdnud tagada, et keegi ei teaks, kus ta tegelikult mingil ajahetkel viibib. Ja ta kindlasti ei taha, et keegi teaks, et ta on konkreetses kontoris, mida võiks sihtmärgiks võtta. See pettus avastati ainult seetõttu, et erinevates kontorites on väikesed puudused.
ukse käepideme asukoht siin või erinev õmblus seinal, seal on ainsad märgid sellest, et Putinil on kloonitud kontorid ja neid märkavad vaid kõige terasema pilguga inimesed. Tavaline inimene, kes vaatab Putini kõnet või Kremli avaldatud kaadreid temast töötamas, ei oskaks aimatagi, et ta võib olla Valdais või Sotšis, mitte tema Novaya Gorodi kontoris, millest kõik juba teavad. Need kontorid ei ole mingi eksperiment. Need on Putini hullumeelse paranoilisuse institutsionaliseerimine tavaline praktikajuhile, kes ei lase kunagi silmist võimalust, et Ukraina troon võib iga hetk tulla. Teised tavapärased praktikad Putini petumaailmas hõlmavad ka niinimetatud konservistrateegia kasutamist, mis sõna-sõnalt tähendab konserve. See strateegia hõlmab Putini filmimist ühest tema kontoritest, kus ta töötab, võtab vastu kõnesid ja teeb asju, mida president tegema peab. Ainult, et seda materjali ei avaldata Vene rahvale, vähemalt mitte kohe. See on purki pandud. Kremli hoiab neid salvestisi sageli mitu kuud enne, kui need riigitelevisioonis avaldatakse. Sageli saadetes, kus tahetakse veenda Vene rahvast, et Putin töötab oma kabinetis kõvasti. Kui tegelikkuses ei ole ta ühegi laua lähedal, mis ei asuks kusagil maa-aluses punkris. Viimastel aastatel avastasid ajakirjanikud vähemalt 10 juhtumit, kus neid ette lindistatud videoid avaldati 2 kuu jooksul ning hiljem tuli neid veel juurde. See on veel üks kiht kloonitud kontorite strateegias. Putinil ei ole mitte ainult vähemalt 3 peaaegu identselt sisustatud kontorit, vaid tõenäoliselt ei viibi ta üheski neist kontoritest siis, kui Kreml väidab, et ta seal on. Ühte asja võib kindlalt öelda. Kui peituse maailmameistrivõistlused toimuksid, oleks Putin kindel kuldmedali võitja. Muidugi eitab Kreml seda kõike, nagu New York Times välja toob. Ja pärast eitamist järgneb keeldumine rohkem kommenteerida, mis, nagu me kõik teame, on parim viis tõestada, et räägid tõtt. Sarkasm kõrvale jättes tuleme tagasi salajaste raudteede juurde. Need pole Venemaa maastikul midagi uut. New York Times kirjutas neist juba 2021 aastal, märkides, et Valdai elanikud olid väljaandele rääkinud, et linna olid ilmunud kummalised uued raudteeliinid, mida ei leidunud ühelgi kaardil. Hiljem kinnitasid satelliidipildid nende olemasolu, samuti uue raudteejaamaga seotud helikopteriplatsi olemasolu, mis kõik olid ühendatud Putini Valdai residentsiga. Ükski rong ega helikopter, mis veab kedagi peale Putini, ei tohi neid liine kasutada ega Valdai jaama külastada. Ja kui Putin rongiga sõidab, teeb ta seda talle omasel, nüüdseks juba kaubamärgiks saanud hirmunud moel. Soomust igal pool härra Putini ümber. Nii väidab CNN, mis avaldas 2023 aastal raporti sellest, mida nad nimetavad Putini kummitusrongiks. Tugevalt soomustatud ja varustatud kõigi mugavustega, mida üks diktaator võiks soovida, sealhulgas jõusaal, spa ja, nagu väljaanne kirjeldas, iluseadmed. Sinna hulka kuulub ka raadiolainete aparaat, mis peaks pinguldama inimese nahka. Võib-olla kardab Putin aja halastamatut mõju sama palju kui Ukraina droone. See rongivagun ehitati 2018. Iroonilisel kombel on suur osa vagunisse paigaldatud jõusaali seadmetest pärit USA-st ning peasaal, mida Putin kasutab, on spetsiaalselt varustatud selleks, et takistada igasuguste pealtkuulamisseadmete kasutamist. Võid arvata, et Air Force One on muljetavaldav. Võid isegi arvata, et USA president Donald Trump läks natuke liiale, kui ta salaja vahetas lennukit, lahkudes NATO tippkohtumiselt Ankaras võimaliku Iraani atentaadiohu tõttu, jättes osa oma kabineti liikmetest lennukisse, millest sai peibutuslennuk. Aga see on Putini puhul juba järgmise taseme paranoia ja kui me võrdleme neid 2 juhti, siis Putini turvameeskond tuleb selgelt esikohale. Prantsuse väljaande LCI andmetel on Ameerika salateenistusel umbes 7000 agenti. Venemaa vastaval teenistusel, FSO-l ehk Föderaalsel kaitseteenistusel, on 50 000 liiget. Sealhulgas rühm, mida tuntakse Kremli rügemendina, mis eksisteerib ainult selleks, et valvata presidendikompleksi Moskva südames. Kummaline ülesanne, arvestades, et nüüdseks on selgeks saanud, et Vladimir Putin püüab veeta võimalikult vähe aega Venemaa pealinnas. Ta ei tahaks ju ometi ise sihtmärgiks saada. Ja lõpuks ongi kogu see paranoia just sellepärast. Putin arvab, et temaga juhtub midagi halba. Ta mõtleb seda kogu aeg. Paranoia, mis kunagi oli tööriist tema võimu hoidmiseks, on muutunud taagaks ta kaelas ja Ukraina on selle põhjuseks. Aga enne kui me rohkem selgitame, tuletame meelde, et te vaatate sõjasaadet. Kui sa pole veel kanalit tellinud, siis nüüd on ideaalne aeg vajutada nuppu ja lubada teavitused, et sa ei jääks ilma sellest, mis meil tulemas on. Me puudutasime seda juba varem, kuid paranoilisus, mis Putinis alati olemas oli, hakkas pandeemia ajal veelgi suurenema. 2020. aasta septembris avaldas The New York Times raporti, milles paljastati, et Putin esitas suurejoonelisi väiteid, nagu oleks Venemaa COVID-19 alistanud. Kõik see toimus ajal, mil ta elas kodus täielikult viirusvabas mullis, lahkus harva avalikkuse ette ning nõudis kõigilt, kes soovisid temaga kohtuda, pikaajalist karantiini enne, kui ta selle lubas. See on nii Putini moodi.
Räägid suuri sõnu, samal ajal kui peidad end ja teeskled, et sa ei karda seda, mida väidad olevat võitnud. Ukraina teab seda lähenemist liigagi hästi. Ühel hetkel võtsid FSO liikmed ühendust ühe ettevõttega, et ehitada liigutatavad tunnelid, mis suudaksid inimesi hetkega desinfitseeriva pilvega üle kallata. Kõik selleks, et rahuldada Putini hirmu pandeemia taga oleva viiruse ees. Kõik see toimus ajal, kui Putin ja Kreml tähistasid Venemaa esimest sulgemist, mis ei olnud juhuslikult ajastatud enne 1. juuli 2020. aasta referendumit, mis, kui see läheks Putini soovide kohaselt, lubaks tal võimul püsida kuni 2036. aastani. Putin peitus. Piirangud lõpetati enneaegselt. Covid'i juhtumite arv kolmekordistus vaid 2 nädalaga. Kui me arvasime, et hakkasime nägema hullumeelsuse süvenemist Putini liialdatud reaktsioonide tõttu pandeemiale, siis tema sõja ootamatu tulemus Ukrainas viis ta täiesti tasakaalust välja. Ukraina ei pidanud kunagi suutma Venemaad rünnata. Tegelikult ei pidanud Ukraina isegi end kaitsma. Putin arvas, et tema armee marsib Ukrainast läbi ja võtab Kiievi paari päevaga. Aga isegi pärast seda, kui see ei juhtunud, ei olnud Putin eriti mures. Ukrainal ei olnud kaugmaa relvastust ja kindlasti mitte midagi sellist, mis suudaks jõuda piisavalt kaugele, et tabada teda mõnes tema residentsis või kontoris. Siis tulid droonid. Ja aastate jooksul on Ukraina pidevalt arendanud oma droone nii kaugele, et tal on nüüd terve arsenal mehitamata õhusõidukeid, mis suudavad lennata sadu või isegi tuhandeid kilomeetreid. Ja just nii tekkis Venemaa vastu kaugmaa oht, mis ajas Putini hulluks. Paljud meetmed, mida oleme seni selles videos käsitlenud, moodustavad ajajoone Putini kasvavast hirmust. Nüüd, kui oleme aastas 2026, elab Putin pidevas hirmus, et Ukraina droon võib teda igal hetkel rünnata. Nägime seda Venemaa mai võidupüha paraadil. See teise maailmasõja aegsete Vene kangelastegude tähistamine on Putini ajal muudetud väidetava jõu demonstratsiooniks, kus ta kasutab seda sündmust oma jõu näitamiseks, lastes relvadel ja tankidel mööda tänavat marssida. Aga mitte aastal 2026. Viimane võidupüha tähistamine Moskvas põimus tugevalt vähendatud sõjatehnika väljapanekuga, sest Putin kartis, et Venemaa tavapärased demonstratsioonid võivad neelitada Ukraina droone. Ja see oli viimane asi, mida ta soovis üritusel, kus ta pidi ise kohal olema. Nii ei olnud paraadist midagi märkimisväärset, kõik tänu Putini paranoiale. Siiski, kuigi me võime Putinit naeruvääristada selle eest, et ta kardab Ukraina droone nii väga, et võtab tarvitusele kõik need hullumeelsed meetmed, ei ole tema paranoia päris põhjendamatu. Ukraina suudab oma droonidega tabada praktiliselt kõike ning on kasutanud pidevalt kaugmaa rünnakuid Venemaa vastu, et seda tõestada kogu. 2026 aasta jooksu sõnum, sa võid joosta, aga sa ei saa peitu pugeda, kõlas kõige valjemini juulis, kui Ukraina droonid lendasid umbes 2500 kilomeetrit ja tabasid otsetabamustega Omski rafineerimistehast Siberis. Ja just nii, isegi Venemaa Aasia territoorium polnud enam turvaline. Vladimir Putin oleks seda näinud ja teadnud, et ta peab varjatuks jääma. Kui ta ei tahtnud põgeneda Venemaa kõige kaugematesse idaosadesse, ei saanud ta lihtsalt oma nägu näidata ilma selliste meetmeteta, nagu nägime tema Novosibirski visiidi ajal. Isegi kui ta otsustaks põgeneda, ei suudaks ta end Ukraina droonidest kauaks piisavalt kaugele viia. Ta teab juba, et Ukraina võib Kremlit tabada millal iganes soovib. Ukraina tegi seda esimest korda juba 2023 aasta mais ning on sellest ajast alates edukalt saatnud droone Moskva piirkonda mitu korda. Aga põgenemine pole samuti valik. 24. juulil avaldas Ukraina president Volodõmõr Zelenski, et riigi drooniarendajad töötavad uute kaugmaa mehitamata õhusõidukite kallal, mis suudavad lennata 5000 kuni 10 000 kilomeetrit. Need droonid saavad valmis mingil hetkel, 2027 aastal, ütles Zelenski. Kui see vastab tõele, siis ei ole Venemaal sõna otseses mõttes ühtegi kohta, kuhu Putin saaks minna ja end turvaliselt tunda. Ja kuna Ukraina kasutab üha enam tehisintellekti oma droonides, muutes need signaalisegajate jaoks raskemini häiritavaks, ei saa Putin isegi loota juba niigi haprale Venemaa õhutõrjevõrgule, et see teda kaitseks. Pole ime, et tal on hirm. Tal peakski olema. Ukraina on muutnud Vene poliitika tugeva mehe nõrgukeseks. Mida see kõik Putini jaoks nüüd tähendab, kui ta reisib soomusrongides salajastel raudteedel, saadab pettemanöövrina autokolonne kloonitud kontoritesse, et avaldada salvestatud kaadreid? Kõik selleks, et keegi ei teaks, kus ta tegelikult on. Noh, see küsimus ütleb juba ise kõik ära, kas pole? Putin on loonud enda ümber mulli, mis on ta täielikult reaalsusest irdunud. Sisuliselt elab ta riigi sees ja on seda teinud juba aastaid. Seda ütleb Gleb Karakulov, endine Vene julgeolekuohvitser, kes põgenes oma riigist 2022. aastal. Ta kirjeldab Putinit kui meest, kes kardab oma elu pärast patoloogiliselt, lisades, meie president on kaotanud kontakti maailmaga. Ta on viimased paar aastat elanud infokookonis, veetes enamiku ajast oma residentsides, mida meedia väga tabavalt nimetab punkriteks. Ja mida rohkem ta end isoleerib, seda väiksemaks muutub tema usaldusväärsete inimeste ring.
Venemaal on väga vähe inimesi, keda Putin tegelikult usaldab ja need, keda ta kuulab, lähtuvad omaenda huvidest. LCI väidab, et 2026. aastal usaldab Putin ainult FSO ja Venemaa rahvuskaardi juhte, kelle ülesandeks on tema kaitsmine. Ja mõlemad neist inimestest sooviksid väga, et nende organisatsioonid saaksid rohkem võimu. Seega võid kindel olla, et nad räägivad Putinile just seda, mida vaja, et see juhtuks. Teine ülejooksik nimega Vitali Brizatski ütles 2023. aasta septembris Vene väljaandele TV Rein, et Putin ei usalda isegi oma ihukaitsjaid. Kui ta suundub oma Krimmi residentsi, ütleb Brizatski, teatab Putin oma ihukaitsjatele, et ta saabub 2 erinevasse lennujaama, kuid sageli ei ilmu ta kummassegi, sest on valinud hoopis teise tee. Brizatski kordab Karakulovi mõtet, öeldes, et just nii palju kardab see mees oma elu pärast. Ja kui sa arvad, et need vähesed ihukaitsjad, kelle Putin enda lähedale lubab, võiksid kaasas kanda midagi nii lihtsat nagu nutitelefon, siis mõtle uuesti. Putin kardab digimaailma sama palju kui päriselu, seega isoleerib ta end ka sellest. Putin teatas 2018. aastal, et tal ei ole nutitelefoni, väites, et sellised telefonid panevad sind ohtu, sest sinu asukoht võib välja tulla. Putini pidev interneti piiramine Venemaal, mis on mõnes piirkonnas viinud kasutuse vähenemiseni kuni 40% ja eeldatavasti toob see kogu Venemaal 2026. aasta lõpuks kaasa 10% languse, toidab tema paranoiad. Ilma internetiühenduseta on väiksem tõenäosus, et tema asukoht avastatakse, et kodu- või välisvaenlased tema vastu vandenõu peavad, et droonid suudaksid läbi pääseda, sest mobiilse internetisignaalid segavad õhutõrjet. Viimane neist on muide Kremli ametlik ettekääne pidevate internetikatkestuste kohta. Putin, kes on alati olnud paranoiale orjaks, on nüüd kogu maailma kõige hirmunum mees. Ja see kõik on Ukraina teene. Venemaa juht on sunnitud oma viimased aastad veetma mullis elades, eraldatuna riigist, mida ta juhib, ja üha enam valmis loovutama võimu teistele, seni kuni need teised suudavad hoida kõik muu ja kõik teised temast eemal. Putin on lõksus oma väikeses maailmas, mis on täis nii palju võltsinguid ja pettust, et ta petab iseennast sama palju kui teisi. See on Putini saatus. Ta veedab ülejäänud elu muretsedes, et temaga võib midagi halba juhtuda. Ja isegi kui seda kunagi ei juhtu, on see Ukrainale suur võit. Vene poliitika tugev mees on paljastatud kui hirmunud väike mees. Ja Putini jaoks läheb asi siit ainult hullemaks. Niivõrd ohtlik kui Venemaa liider ka ei pea ainuüksi iseendaks olemist, on praegu veel palju ohtlikum olla üks tema käsilastest. Venemaa õhu- ja kosmosevägede ülem, kindralpolkovnik Aleksandr Tšaiko, koges seda omal nahal. 1. augusti jõhkras pommirünnakus restoranile, kus ta pidas pidu. See sündmus oli Putini jaoks lihtsalt järjekordne signaal. Palgamõrvarid tegutsevad Moskvas ja mõned neist tulevad kingitustega. Saate rohkem teada, kui vaatate meie videot. Aga kõigepealt ärge unustage tellida meie sõjasaadet, et ei jääks ilma ühestki meie uurimusest. Vladimir Putini lõhestunud psüühika kohta ja nagu alati, aitäh vaatamast!